Nukunäitleja ja kirjanik Helle Laas on mitme põlvkonna lastel olnud esimeseks näitlejaks, keda teatris vaatamas käidi ja ka esimeseks kirjanikuks, kelle raamat lapsepõlves läbi loeti. Sel nädalal 80. juubeli sünnipäeva tähistanud Helle Laas on jätkuvalt heas vormis nukunäitleja ja juubeli puhul ilmus tal ka uus raamat Helle Laas nukukas. Eesti tuntuim nukunäitleja Helle Laas tähistas sel nädalal oma 80. juubeli sünnipäeva ja tegi seda nagu näitlejale kohane laval. Pärast juubelietendust taga olid külalised oodatud noorsooteatri Hendriku kohvikusse, kus sünnipäevapidu jätkus parimate sõprade seas. Nii palju tulid selle vaatamata sellele raskele ajale, nii palju külalisi. Mul on väga tore sünnipäev. Ma ei pea mitte midagi ise tegema, kõik tegi teater. Aitäh teatrile! Helle Laas on mitme põlvkonna lastele tuntud ka kirjanikuna, kelle kirjutatud raamatud on tihti esimeste seas, mida laps iseseisvalt läbi loeb. Ka 80. juubelisünnipäeval rõõmustas Helle oma külalisi uue raamatuga. Aga seekord on raamat temast ja kirjutaja hea sõber Kaja Kann. See on Kaja Kannu kirjutatud. Lihtsalt ta minu materjali pealt ja ma kõigile ütlen, et seda tuleb nii lugeda või vaadata, et ta ei ole niisugune tavaline. Aga see on niiviisi, et kui mina mängisin ajarefräänis ennast, siis Kaja Kann mängib selles raamatus mind. Seal, kus on mina, seal on läbi tema mina. Ja seal on paljud intervjuusid tehtud ja ma ei tea, et seda peab temalt küsima, kuidas ta seda kirjutas. Te vahetasite tegelikult kohad ära? Selles mõttes, et tema on ikka selle raamatu autor on tegelikult tema, kuigi ta kirjutab läbi enda, kuidas tema mind näeb või niiviisi, mina vormis. Raamatus saavad sõna ka kolleegid teatrist, kes Helle puhul hindavad tema kõrget professionaalsust, ausust ja vaibumatult muhedat huumorimeelt. See, et on jäänud iseendaks, see kõlab võib-olla väga banaalselt, aga see ei ole iga kord nii lihtne. Vähemalt mul küll iga kord ei ole väga lihtne jääda iseendaks, oma veendumustele väga kindlaks. Aga tema on olnud see maasool sellest selline nagu ta on, selline ta on ja ta ei püüa ennast kellegi jaoks muuta. Mina lisaksin veel selle, et printsipiaalne on väga mingites nõudmistes selles mõttes, mis mulle hästi korda lähevad. Mina noore näitlejana ei oleks kellelegi ei olenud midagi öelda, kui see oli aeg, kus oli boheemlus ju auses iseenesest kunstiringkondades ka ja meil oli ka mõni teeneline meie väikses trupis ja kui temale midagi ei meeldinud või asi läks liiga elavaks, laiaks elu, siis tema kohe ütles. Helle on lapsi lavalt rõõmustanud ligi 6 aastakümmet. Põlvkonnad on vahetunud, ajastud on vahetunud, aga Helle võlub publikut ikka ainult talle omasel moel. Mul on nii hea meel, ma täna vaatasin seda tšuh-tšuh-tšuhi, et ta on alles ja lapsi nii nakatavalt kohtleb ja et see nukuteatri vaim ja hing on tänu temale siin majas olemas. Näitlejannasid, kes ka 80-aastaselt laval mängivad, võib meil ilmselt ühe käe sõrmedel üles lugeda. Mina olen lihtsalt nukukas ja kõik. Nukukas, kes on jõudnud nende toredate naisnäitlejate sekka, kes on 80+, teid ei ole palju, see klubi on väga väärikas. No aitäh! Kui see klubi on muidugi väärikas, iga on juba väärikas, selle ajaga peab ikka midagi ära ka tegema, ükskõik kui palju keegi teeb, aga midagi ta teeb ju, kui ta veel töötab.